No nii, Riinel, kus me oleme? Tulime Tartusse, teeme väiksed laboritestid ja näeme andmeid ja näeme, mis võimsusega jalad on rattas ja kui kiire on jooks ja kui palju hapnikku suudab tarbida ja kas üldse süda tuksub ja Loodame, et tuksub. loodame, et tuksub. Sellel ei ole ka suurt väärtust. Pean pulsi võõrpanu selja tagant praegu. Et siis kuidas vastu selga käib, siis... Tervist rahvas! Siin on Gregor Rasvas järjekordselt siin, et mina just lõpetasin testid, siin on meil Liis Kapten, kes läheb jooksma kohe. Järgmine inimene on Rinel Pius, tema läks riideid vahetama, ma temaga üks kaasa ei läinud. Et nüüd mul on niisugune privileeg, et ma sain esimese on tehtud, nii et ma saan teisi vaadata. Kuidas tuli tulemused olid head või? Tulemused väga head, et ma ise ei oodanud, et nii hästi läheb, kui aus olla. Püstitasid Eesti rekordid ka või? No tuli ikka maailmarekordidega, mis ma nüüd Eestist vaatan. Õige mees. Aga said midagi huvitavat ka teada või? Sain teada, et ma olen päris palju juurde võtnud. Ma olen nüüd suur mees. Kas Fuerteventural oli bufeelaud väga Oli rikkalik? bufeelaud, väga head toidud olid. See oli ikka unistust elu. Nii, siin on meie põhilised paberid, et siin olen mina siis. Ilus keha. Põhimõtteliselt siin on mu aastate rasvaprotsendid. On 15,3, on 17,2 ja nüüd oli 16,5. Põhimõtteliselt lihasmassi on tulnud juurde 3 kilogrammi. Et üks asi, mida ma siin veel testin, on see, et minu igapäevaseks kasutamiseks laktaadi võtja. Et kui palju see erineb sellest, millega teadust tehakse. Et teaduse masin on ikkagi 3 korda suurem ja sellist asja kaasa ei pea. Praeguse seisuga on 0,1, 0,3 sinna vahele on vahe. Nii et tundub, et üsna hea pill on saanud. Safety first. Täna testime triatleetide kõige üldisemal moel funktsionaalset võimekust ja me kasutame sellist klassikalist kasvavate koormustega testi, sest selle eelised on need, et ühe testiga saab väga palju asju teada. Me saame teada sportlaste aeroobse läve, anaeroobse läve, erinevad intensiivsused nendel lävedel ja ühtlasi ka siis maksimaalse hapniku tarbimise. Kust meie test nüüd erineb on see, et see on ajalooline taust, et kui Marko Albert aastat 5-6 tagasi meie juurde sattus, et temal oli eesmärk, et saada võimalikult hästi teada triatleetide funktsionaalse võimekuse kohta, et milliste testidega või kuidas seda võiks teha. Ja me siis üritasimegi kuidagi laboris panna püsti sellise testi, mis siis oleks siis triatleedile ka iseloomulik. Et me tegelikult täna alustamegi seda testi jalgrattal. Kui te näete, siis hapnikumask on sportlasel peas ja me sõidame sellel testil siis, või laseme ratturil sõita siis umbes selle anaeroobse läve intensiivsuseni, ehk et selline väsimustunne tal juba tekib, siis me katkestame testi selles mõttes ära, et me laseme jalga panna tal jooksusussid, hapnikumask jääb pähe ja peale 5 minutit siis läheb sportlane edasi juba jooksutesti tegema ja me saame lisaks siis ratta intensiivsustele, me saame ka kõik need samad parameetrid sportlase kohta jooksmisel. Ehk et me saame teha 2 ühes testi. Praktilised kasumid tegelikult tulevad sellest, kui sportlased käivad mitu korda testimas, sest siis on võrdlusmaterjal eelnevaga olemas. Ja triatleedid on meil käinud juba vähemasti 3 aastat regulaarselt ja nad käivad iga hooaja jooksul siis vähemasti 3 korda. Ehk et siis nad teavad oma ettevalmistusprotsessi ajal, kas see on läinud nii, nagu treener on planeerinud, kas need muutused, mida oodatakse, on sellesuunalised, mis on soovitud ja kui see nii ei ole, eks me siis üritame koos leida siis võimalikke seletusi, miks need nii on. Lisaks me tegelikult mõõdame ka sportlaste kehakoostist, nende rasvamassi, lihasmassi ja samuti ka selle kohta on siis võimalik aasta-aastalt vaadata, siis millises suunas need on muutunud. Paljud noorsportlased veel kasvavad,
ka seal on hästi oluline vaadata, et kui palju seda massi tekib juurde siis lihase arvelt, kas rasvamass muutub või ei muutu, et need triatleedile kindlasti on hästi olulised parameetrid. Siin siis pigem anname meie Markole siis mõningad sellised nupud või näpunäited, mida siis tema saab hiljem juba jälgida, et meie konkreetselt ei ütle, et nüüd ta peaks tegema treenima teistmoodi. Kuhu maani Riinel praegu välja läks? Umbes Annar-Ropse Näveni, aga see oli, mis ta oli, 360 vatti või? Ehk et see on tegelikult see piir on umbes selline, kus ta suudaks sõita üsna pikka aega veel. 40-45 minutit on see piir, see intensiivsuse piir. Aga sealt üle jällegi see testi pikkus hakkab väga ruttu nagu langema. Tunne on täpselt see, et nagu igal võistlusel, et kohe kui finišjoon ületada on intervjuu aeg ja sõnu ei oska öelda. Praegu, kuidas sul tunne jäi sisse, käisid nagu tipus ära või jäi midagi sisse ka? Arvan, et ikkagi jäi midagi sisse, aga asi on, ma arvan, selles, et detsembrist saadik ma ei ole tegelikult eriti kiirelt jooksnud, ma olen ainult rahulikku jooksu teinud ja jaksab joosta, aga see lõppkiirus ei ole nii kiire, kui suvel oli. Kiirelt nagu tuleb hetkel piir ette. Nagu see lõpu makskiirus, seal tuleb hetkel piir. Ärge filmige meid, palun. Swifti maailmameister. Jaa, Swifti maailmameister Rinel Pius. Et siin siis graafikul on meil tegelikult näha, kus siis esimene pool on siis nii-öelda see rattapool, kus me näeme siis nii hapniku tarbimise kasvu kui ka ventilatsioonikõverat, siis meil on see puhkehetk, kus siis sportlane vahetab oma jalanõud, kus me teeme ka ühe väikse laktaadiproovi ja siis järgneb siis jooks siis kuni maksimaalse pingutuseni. Ja üks parameeter ka, mida me siis kasutame lävede hindamiseks, et see ei ole nüüd ainus ja lõplik, aga on ka näiteks seesama ventilatsioonikõver, ehk et kui mitu või kui palju organism või kopsud minutis õhku ventileerivad. Ja on näha, et testi algusfaasis see tõus on siin selline suhteliselt madal. Esimese testi kolmandikuga me näeme teatavat ventilatsiooni kiirenemist ja testi lõppfaasis siis see ventilatsioon juba kiireneb või see kasv on üsna märgatav. Ja tegelikult see ventilatsiooni siin testi lõpupoole see kasv meil ongi üheks indikaatoriks, kus siis võib olla sportlase siis nii-öelda see anaeroobne lävi. Analüüs tuleb loomulikult hiljem, kus siis me vaatame ka kõrvale muid parameetreid, mitte ainult siis ventilatsiooni parameetrit. Millal sa uuesti siia majasse tuled? Siia majasse või? Jaa, roheline ilus. Ma arvan, ma enne hooajaga vist ühe korra tulen veel siia vaatama. Kus su auto on? Auto või? Ma ei tea, kus minu auto on, aga Marko auto. Ma arvan, bussiga täna. Mis sa selle Jareku bussiga? Mis sa Jarekuga rääkisid pärast? Jarekuga rääkisin päris pikalt ja laialt. Ma küsin, kas ma tulen nagu olümpiavõitjaks. Ta ütles, et on täitsa lootust. Kui Batmanil on Batmobiil, siis meil on Tryhards mobiil. Mitu ratast pagassi mahub, Marko Albert? Hetkel mahub täpselt 2, sellepärast et ma väga ei viitsi neid lahti paigutan neid siuke. Et kui ma vaatan neid tulemusi, mis nüüd Jarek Mäest on mulle saatnud, see ülipositiivne on see, et kõikide sportlaste juures on näha edasiminekut. Mõnel sportlasel on see edasiminek natukene suurem, mõnel väiksem, aga nii ta käibki, et
Liis ja Rinel mõlemad olid talvel natukene maadlesid väikse vigastusega, et nende jooksukilomeetrite arv pole väga kõrge olnud. Samas Armin ja Hannes on jälle sammu edasi astunud, eriti nagu võrreldes eelmise aastaga. Ja arenenud on nii ratta võimsus kui ka jooksukiirus nii aeroobsel kui anaeroobsel lävel. Et need on sellised väiksed muutused, mis tekivadki järjepideva sellise töö tulemusena. Et võib-olla kõige positiivsem nende asjade juures on see, et poisid on isegi veelgi kiiremini taastuma hakanud. Et seda võib välja tuua seda, et laktaat on 15 minutiga langenud rohkem kui poole võrra peale siis maksimaalset pingutust. Et see on väga hea. Ja Gregori puhul pole midagi öelda, et noor poiss, et kui ta praegu ei areneks, et siis ma peaks ikka midagi väga valesti tema treeningute põhjal tegema. Et Johannes ja Armin oma tasemelt on jõudnud juba sinna kanti, kus need muutused iga kord on sellised mitte enam sellised suured sammud, et mida nad siin 2-3 aastat tagasi astusid, et nad astuvad natuke väiksema sammuga edasi. Aga kuna see koormustest võimaldab meil vaadata nii palju erinevaid nurki, siis kui mõni osa ongi jäänud samaks, siis on jälle teises osas toimunud väike areng edasi. Et eks see ongi põhiline, mis me otsime, et pidevalt edasi ja areneda vaikselt. Et lootus, et ühel hetkel, et nad poole aastaga arenevad meeletult, on täiesti põhjendamatu, et see oleks juba nagu lollus. Et kokkuvõttes on seis, mina ei kasuta sellist väljend nagu ootuspärane, et tööd on talvel tehtud, näha on, et läks õigesse kohta, aga kõik see tuleb võistlustel realiseerida ka, et need sellised ilusad testinumbrid ei maksa midagi ja võistlus stardijoonel on ikkagi igal ühel tuleb oma tulemus ise ära teha.